Nüüd me siseneme Euroopa kõige suurema batuudialaga batuudi- ja mängukeskusesse. Minu selja taga on päris suur valik erinevaid sünnipäevatubasid. Kas mul on õigus, kui mulle tundub, et see on kõige ägedam koht, kus oma sünnipäeva pidada? Loomulikult, Super Sky Parkis on 17 eri ilmelist sünnipäevatuba, kus on imeilus panoraamvaade Tallinna linnale. Toad on erineva suurusega, vastavalt palju siis kutsutud sünnipäevalapsi on ja loomulikult igale maitsele nii suurematele kui väiksematele sobiva kujundusega. Et meil on siis Super Sky Park on Euroopa kõige suurema batuudialaga keskus üldse. Et meil on 1500 ruutmeetrit batuute kokku. Et meil on siin selja taga igale vanusele batuudid ja siis teine batuudiala on juba profimatele alates 7. eluaastast, kes siis saavad teha päris suuri hüppeid, kõrgeid hüppeid. Meil on oodatud igas vanuses rõõmuotsijad, aga loomulikult põhiliselt käivad meil lapsed. Et meil on oodatud igas vanuses hüppajad, meil on väiksematele kui suurematele ala. Me tulevikus hakkame tegema ka batuuditrenne täiskasvanutele. Ja mis siin lisaks batuutidele on? Baltikumi kõige suurem ronimislinnak, mis on 4-kordse maja suurune. 10 meetri kõrguselt saab lasta alla liugu, pidada pallisõda, ronnida tunnelites. Lisaks sellele on meil põrkeautod, kus saab siis kiirendada, üksteist rammida ja kõik on väga pehme, nii et kõik on väga ohutu. Nüüd see merihobu siseneb siia vette ja meie siseneme Skylabi. Nii, siin Skylabis me oleme kõigepealt leidnud ühe telefoniputka. Mis siin teha saab? Siin tuleb karjuda. Siin on nüüd erinevate värvidega toad. Milleks? See konkreetne siin on seepevalgusega tuba ehk et naatriumlambi valgus tekitab sellise mulje just kui kõik värvid kaoks ära ja kõik on hästi pruun. Ja selleks, et siin värvid üles leida, tuleb võtta välja oma mobiiltelefon, otsida taskulambi funktsioon ja hakata vaatama, millised värvid siin üldse leiduvad. Ja väga põnevaid avastusi võib ette sattuda. Siin on 3 varju, saab panna, ei pea 3 olema, et siin saab erinevalt sisse lülitada. See on muidu see arvutimäng, mis on viidud klaverimänguks. Tankimäng on see. See base defense või see tsükloobid ja draakonid, igatahes, et ta ikka toimib sellele, et on need sama kõrgusjooned, on ju. Ehk et kui sa ehitad pinnavorme, siis siin see reageerib, aga siin saab nagu mängida mängu ka, et mina valisin, ma tapan draakonid, on ju, siis saad valida näiteks, et sa tapad kas draakonid minuga või neid tsükloope ja siis ta pärast näitab, et kes võitis. Ta on nagu põnevam kui klassikaline leivakast. Kui keegi on nagu kunstisoonega, siis siia saab tegelikult joonistada väga lahedaid asju. Mis nende kardinate taga on? Siin taga on keerlev tunnel, kus siis toimub ajul suur segadus, ehk et silmad näevad ühte pilti, keskkõrv tajub teist asja. Ja kuna need 2 signaali lähevad oma vahel väga tugevasse vastuollu, siis hakkab pea ringi käima ja on ümberkukkumise tunne. Mängukeskuse juurde kuulub ka selline väikene lounge, kus kehtib vanusepiirang 21+. Ja siin on siis emmedel issidel väga mõnus hetkeks lõõgastuda või kas või tööd teha.
kui saad õige selle jojo nõksu kätte, siis ta võib tõmmata sind kuni lae alla. Ehk et siit tulebki lihtsalt hooga minna. Ja siis ennast nagu veidi kaasa lükata ka. Ja siin on olemas ka selline armas beebide tuba, kuhu siis kas ema või keegi teine võib väikese beebiga koos tulla.